me oleme Leedus. Meil on 20 kilomeetrit Panevežisesse. Tere! Update siia ka vahepeal. Täna juba on teine päev. Nagu te nägite, me jõudsime eile alles 10:30 Leetu. Ja siis läksime kohe magama. Ja täna magasime julmalt 9-ni peale veel. Läksime sööma. Saime kohvi, mis üldse ei olnud hea. See oli päris huvitav, et sa said nagu valida nagu kas kohvi tee, ainult ühe, siis mingi mahlade vahel, erinevad mahlade vahel, ainult ühe mahla ja siis mingi hommik, erinev 3 toitu varianti hommikusööki. Et nendest 3 said ainult ühe valida, siis me võtsime pannkoogid kohupiimaga ja moosiga. Krepsid ja krepid. Et jah, need olid okeid. Teine, mis on veel olid variandid? Muna ja oad. Eitäh, ma tahan hommikul puttu süüa. Et see oli siuke huvitav, et kui tavaliselt hotellides niimoodi, et on siuke nagu Rootsi laud, siis siin oli niimoodi, et sa said nagu kassas valida. Eelmine aasta Lätis ka ju tõi meile see, me olime ka nagu hotellis. See oli ikkagi nagu Rootsi laud, ta teenindas. Ta tõi meile kõik saiad, munad, peekonid, puuviljad, mahlad, kohvid, siis sa said valida, mis kohvi, et siin oli ainult must kohv koorega. Cappuccino on juba eraldinnaga. Joomseks ma ostsin endale ette, sest et see must kohv ei olnud üldse see, mis ma tahaks hommikul juua. Ja nüüd vahepeal sõime ära, siis me läksime sõitma kella 11 ajal. Mega kuum juba oli siis ja nägime ka meeste seeniorite mingi vanusuklassi. Mõlemad seeniorid. No jah. See 45 pluss vist. Just, tegin enda lõpu ära ja ka üks minu endine spordiklubi siis CFC, üks Henna Puu võttis, kes tegi nagu megatöö, et me lõpus pani minema oma 3 ees, siis ta pani sealt minema ja mingi 2 kiltini lõppu ja pani pealing suval ja tuhkvärk CFC. Ja siis olime seal. Rada on väga flat. Flat, aga palju hüpekaid. Hästi selline tehniline ikkagi, väga palju hüpekaid, suksed mingid raudte ülesõidu kohad, mis on väga nagu suksed, no. Lämmavaid poliisid on palju ka. Kitsad kurvid. Kivised, et siin ikka oli kukkumisi ka. Ja. Et tuleb olla ettevaatlik. Samas on nii flat, et seal ongi kiirused on üleval pidevalt. Vaatame, et see kiirus ära tapa kiirus. Aga pärast seda tulime enda hotelli, mida tegelikult mega hea hotell. Ta on 2-tärni hotell. 3. 3, okei. All oli 2+, aga siin tagaukse juures oli juba 3 tärnides. Okei. Et vahepeal update'i. Siin on 5. No ma jäitsime teile ka meie tubaga. Ma jäitsime püsti tulla, aga selline ta on. Konditsioneer väga hea. Jaa. Tõi mis see mega suvalik või eile jõudsime, mida nii valav. Ühesõnaga, me lähen jutuga rändlema. Me tulime siia. Hotellis on olemas siis hotelliala, siis on pood, ülipalju asju, kõik vaja kaevast mingid, alustades mingi laste mänguasjadest, mingid plaastritest, nõudest, kuni siis jookide ja toiduni, et see on mega nice. Ja siis kohe samas majas on siis see koht, kus me hommikust sõime, see on kohvik, kus siis sõime ka nüüd lõunat, et meie õnneks oli riisi ja kana, et saime väga hea. Oli väga hästi lihtne ja maitsev. Ja siis nüüd on süke plaan, et natuke tahaks pikutada, kell on 3:30 kohe. Kuskil pigem 6 või ma ei tea, mis kell on apteegid lahti on. Peab vaatama, jah. Sa tahad seda? Soolakapsleid. Soolakapsleid unustasin koju, et neid peab kindlasti sukse kuuma ilmaga homme tarbima sõidu ajal. Jah. Sest täna ma tegin selle ringi läbi, mul oli see, kas on 900 pudel või? See pudel on mul 900 või? 900 pudel oli peal ja teine oli veel 750, millest 500 ikka oli sees.
ma jõin kõik ära nagu ühe ringiga. Et see oli päris janutas korralikult. Aga mina olen ka, õnneks meil see jootmiskoht on kohe siit mingi 500 meetrit meie hotelli juures. Ja. Et ma käingi siis niimoodi esimese 2 ringi, ma olen ootanud teid seal. Annan külma vett. Et kätte ka saaks. Võtta siis natuke hoogu. Ma tavaliselt ma oskan juba anda, et niimoodi ülevalt siis liigun ise kaasa veits ka. Et vähendan seda omavahelisi Tell me more, Mandrossides. Teisel ringil toon sulle uue joogi. Süskarite ja soolaga loodetavasti. Ja siis viimasel ringil ma lähen juba sinna finišisse. Jah. Mis siis veel saada siia? Kevin, täna läheme vaadega magame, levotame siin ja siis lähme, meil on Tartu Ülikooli akadeemilises meeskonnast, kus Kaspar on, mis meil on üks perekond, kes on korteri võtnud ja nad lubavad meil enda juures riisi ketta. Et võtsime riisi kaasa ja ostsime poesid ja lähme keelame riisi ja hommikul söön riisi mee ja banaaniga. See on parim toit enne pikka 7 hommikul, et mul läheks see kasi alla. No see lihtsalt hommikul juba enne võistlust ei ole enam oluline, kui palju sa sööd. Oluline on see, mis sa päev varem sõid. Kevin ostis mulle, kui taastusjoogi ma võtsin ainult homses kaasa, kuna täna mõtlesin, ma teen tunnikene, läks pikemalt ja tundsin, et tahan mingi taastusjooki. Ja siis siin poes, Kevin tuli poest nii nunnu joogiga. No vaadake, kas see ei ole nunnu? Mingi oravakased peal. Šokolaadipiim, see on nii rõõmsakke ka veel. See võin kohe seal, kohe, aga kui ta ostis, ma võin selle kohe ära. Küsisin, kas sa tahad kompsi? Ja sina? Ja ma natuke proovin siis. Nautis. Täiega ja ma ossin veel. Ühe veel. Et ühtpidi on nii mõnus, midagi tegema ei pea. Mis sa ootad? Homme sel kellal juba kodu poole. Nii mõnus. Teeme selle ruttu ära. Praegu minu vanus sõidab. Jäin regamisega hiljaks. No mõte ei olnud üldse, et teeks, jah? Ka too, et kui sa liiga kaua mõtlesin, sest et regamine lõppes 17 juuni ja tegelikult alles peale seda ma mõtlesin, et nüüd tahaks. Aga siis oli juba hilja. No ei ole hullu. Nii et homset kantakse küle, eks seda näete siis pärast seda infot, aga eks ma enda kontol jagan ka linki, et saate, et Eesti Rattaliit kannab üle. Liisi Alamaa kommenteerib. Täna rääksimegi, et küsis, mis ma räägin su kohta. Ma ütlesin, et ütles, et tema eelnevalt, et mul on laps või kuidagi teema puhkuselt tagasi ja siis, et ma ütlesin, et ja ütle, et ma kutsun lapsi trenni. Tee reklaami. Ja siis ütles ka, et ta tegelikult teab, et ma ju treenin tegelikult Ironmaniks, et põhieesmärk on nagu Ironman, kuigi see on ka eesmärk siin muidugi, aga teate, ma tahaks näha seda. Ironmaniks, järgmine aasta lähme täis Ironmanile, nii. Ma teen vähemalt ühe pooliku veel, vähemalt 180 kildiratast. Okei, las jutt siin jääda, see juba läheb möölaks, nii et me pikutame, naudime, mitte midagi tegemist. Seda peab koskama vahel teha. Ja siis varsti lähme riisi keetma. Ja Kevin jääb ujuma, nii et... Ma lähen ujuma, siin on hea suke paisjärv. Ma aitan pärast ka, kuidas siin on tõesti. Ja rada läheb täpselt sealt mööda ka sellest paisjärvest. Nii et bye praegu. Kuske läheb välja. Päkal asi pead jääma. Läheb. Autod lähevad siitpoolt võtta. Aedega kõik lähevad siitpoolt. Kõik lähevad sealt. Meil lihtsalt tundusid või valesti. Tšau. No, nüüd tulevad need minu vanuse klass. Kaspar! Let's go, Kaspar! Where are you? Over there. Went really fast. Aveli, kus oled? Aveli! Näed, Aveli möllab.
Head tuttu tagasi. Head Rohkem me neid ei näe, sest nad lähevad finišisse. Voodi on päris hea. Minul tekikotti polnud, magasin selle kaltsuga siin. Jep. Kellil on tegelikult esijooks on veits natukene veel kukkumisest 8, no selline ovaalne, ütleme siis niimoodi. Et tal nagu kogu aeg see ratas nagu all hüppab. Et loodame, et see ei tekita väga suuri probleeme sõidu ajal. Welcome back, ehk siis me oleme jõudnud omadega, mina jõudnud Keelt Mariisi. Võtsin oma 2 pakki riisi kaasa. Õnneks meil on ühe tutvad, nagu ma ennist ütlesin, kellel on Airbnb üli ilus, nagu mida hekke. Et nendel on oma korter võetud, kus me saame siis riisi teha. Kevin läks ujuma, sain ka sooratabletid, no selle apteegi külastus oli küll naljakas. Mutti saan mitte hessugi aru ei inglise keelest, ei mingites numbrites, ma näitan käte peal. Räägib mulle mingi seixe. Nagu, et ma ei tea, palju mul vaja on neid, et on pulbriküür, ma ei tea. Võtsin 12 tükki niimoodi, et äkki jagub. Sest et kui ei jagu, siis ei jama. Vot selline ilus kodukene neil siin on. Ja pikki, nii mõnus. Vetsukene ka. No väga mõnus. Igal juhul keedan oma riisi ära. Ja siis juba lähen tagasi Kevinile järgi. Ja siis hakkame sööma minema, sest et õhtust on ka vaja süüa. Ja õhtust sööme samas kohas, kus me sõime hommikust. Või lõudat tähendab. Seega praegu siis nii palju. Räägime siis, kui midagi rääkida on. Nii siis riis valmis. Ja lähme kimame Kevinile järgi. Mitu minti ma hiljem Kevini juurde jõudsin? 40. Ma ootasin seal töö ääres, sõisin niimoodi. Aga vähemalt juuksed kuivasid ära. Mul tegi selle segadus, et kus ma nüüd olin. Kevin pani ühe aadressi sisse ja mulle juhatas sinna järve äärde, kus saab nagu minna nagu randa kohe. Ma panin ta maha kuskil maantee ääres, suure tee ääres. Ma nagu, oh my god, kus see koht nüüd oli? Siis ma vaatasin GPS järgi suht tuttudega teed ülesse. Aga ma lootsin, et ta on seal vees pikemalt. Siia ma saan lihtsalt chillida. Et pole hullu, ma hiljem tulen. Ja siis, kui hiljem vaatasime, et see aeg, kui Kevin lõpetas ujumise, ma alles keesin riisi. Nii palju kohti ja ära käia ja ma ei tunne seda linna, nii et ma tean kõiki kohti põhimõtteliselt. Ja tulimegi meie enda lemmikusse kohta. Selline ilus hotelli osa restoran, kohvik. Tellisin jälle oma riiskanaga. Kevinile võtin smash potatoes ja kana. Ja kui toit tuleb, siis ma teile näitan, mida ma söön päev ära. Ja siis juba lähme tuppa, paneme peale numbrid. Teavitame teid ka Facebookis, et saab otsulekanal vaadata, kes vähegi huvitub, see äkki vaatab. Ja homme kell 7 äratus. Ei, sööme neist juba appi. Nii et me peame kohe magama. Kevin ja tööd. Ja tööd, kallid vaatajad. Väga toredad. Veel paar klippi tegelikult teen, aga väga toredad ikka. No nii, mulle pandi ka tükk rohelist, et siin ka saated ei taha. Ja sul läheb nii ahvatleb välja. Et isu. Nii, tere, te olete tulnud mul siia. Õhtutundi. Saade Keviniga. Jagab keele. No räägi. Et selle panen niimoodi järjestusse. See on esimene starti. Koka. Ja siis teine võiks olla siis, siit vahet ei ole, mis maitse on. Võiks see olla. Siis võiks olla 3. see. Siis see on siis esimene tund, mis sa ära tarbid. Ja see on enne starti.
siis teine tund võiksid alustada kofeiini jamaga, siin on 50 milligrammi kofeiini ainult. See teise tunni ajal, ehk siis sinu sõidu ajal 3. keel, see on sinu sõidu ajal 4. keel. Just, ma olen keeritama sinna. Siis sinu 5. ja see on siis viimane kofeiiniga. Üks jääb järgi veel Kevinile. Jah. Panen need siis taskutesse ka sellises järjekorras. No see on nagu enne starti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okei, teeme siis iga 20 minutit tagant. Või 25. Selle võib võtta 15. 15, 40, 1.05, uue tunni alguses kohe. Siis 1.05, 1.30, 1.30, selle võid võtta täistunnil 2 tunni jooksul ja siis see on siis 2.20 või 2.25 ehk siis sul on niisugune 30 kuni 40 minutit finišini. Kas te arvate, et mul on kõik meeles ka? No võtad siis lihtsalt ja, hästi, teeme nii. Deal. Jah. Davai, ja tööd. Davai. Ja tööd. Kevinega siin. Minu riisi soendatakse juba 5 minutit. Aga tõenäoliselt nad ootavad ära Kevini söögi. Aga ta ei pea, sest mul läheb selle söögi sisseajamisega palju kauem kui Kevinil. Ma panin koopi ja muna. Nii et kui toit tuleb, siis näitavad teile, mida vanemad Kevin sööb ja mida mina siis nendele. Väga uhke toit. Mina ma toodi lõpuks või ma käin selle järel. Kevinil hoopis nädi palju söödud ja mingid võikud on ka ja lõpuks sain cappuccino, nii et bon appetit! Mis teed seal? Lasin sadul alla. Teate miks? Sest et see ei mahu muidu autosse ära. Aga praegu läks ilusti alla, sest et esimene kord, kui ma siia kodus selle peale või alla lasin, siis ta oli vist viimased, ma ei tea mitukümmend aastat ta pole sadul liigutatud, seega see sadul oli täiesti kinni roostatatud siia. Ja me ei tulnud ju siia Leetu enda autoga. Meie enda auto natuke tahab puhkamist saada, parandamist saada. Seega me hakkan riskima tõesti sellega, et me tuleme nii pika maa siia ja siin, seega meil juhtub. Ja tegin mina 2 päeva varem vist, jah, trenni. Ja out of nowhere tuli üks peretuttav minu juurde trennis siis oma autoga. Ja siis ma ütlesin ka, et jaa, et siuke lugu on, et nagu ta küsis ka, et Leetu läheb, ma ütlesin, no ma ei tea, et pole autot. Küsingi, et kui sul pole midagi anda või? Siis ma mõtlen midagi välja. Ja siis õhtul kirjutab mulle. Siis ma kirjutasin talle ja see õhtul mulle helistas, et jaa, saad. Tütre auto, ma nagu, mida hekki? Kui hea nagu. Sellel muidugi ei ole püsikirjas hoidjat. Aga mis sul sellest? Aga mis mul sellest, ma just jutt teeb seda pool maad. Aga meil on Kelliga diil, nii et vaatame, kes ta sõidab. Vaatame, kes ta sõidab. Kui Kelli saab Estikate arvestuses top 3, siis sõidan mina tagasi. Aga kui ei saa, jääd 4. või 5. või 10. või 20. Estikate arvestuses, siis sõidab Kelli tagasi. Seega mulle suke nagu, ma tahaks nagu mõlemat. Aga pigem ma tahaks ikkagi seda, et ta saab selle
ja siis ma saan sõita tagasi. Jah. Ühesõnaga, kell on 8 kohe, 2 minuti pärast. Soeng on tehtud, rõngad on kõrva pandud, ma seekord panin endale isegi suuremad kõrvarõngad, muidu mul on väiksed, igapäevased. Aga siis mõtlesin, et osagi pidupäev ja kuidagi kohe naiselikum ja kena on olla ratta peal. Seega olen siin enad seina peal. Kevin pani valmis pudelid ja natuke saab toibuda ja 8:45 olen ma mõelnud, et ma lähen siit ära. Siis lähen rattaga kohale. Kevin tuleb autoga järgi. Seal siis soojendan ja puki peal ja siis juba stardijoonele. Kevin, näita neile, mis sa tegid mu sinna. Mis pikri sa mulle tegid? Et te siis näeksite. Plaastriga. Siis mul olid veekindlad plaastrid ja ma panin kellile umbmäärased ajad siia, et millal enam-vähem keeli võiks võtta, siuke 20 või 25 minuti tagant. Et otseselt nii oluline ei ole, et täpselt see tund 25, 1:50 või 40 minutit. Et võtaks umbes seal kandis lihtsalt ja kui tunneb, et on vaja, siis võtab varem ja pigem kindlasti mitte hiljem. Sest et hiljem, kui sa võtad, siis võib juba pekkis olla. Et pigem varem või siis seesama aeg. Lõpetame siinkohal selle hetke ära ja näeme siis, kui oleme juba stardi juures kohal. Nii, start on 4 minuti pärast. Kõik on kombes, kellil on joogid olemas, plaan olemas ja külm vesi peale valatud, jääkotid selja peal, sest et tuleb väga kuum päev, üle 32 kraadi. Ühtegi pilve pole, päike lihtsalt lõõmab peale 3 tundi järjest, et see ei saa lihtne töö olema. Ja nüüd ma näitan teile kohe. 100 meetrit. Let's go. Läheb, naudi! Taip, galbūt po kiekvieno posūkio ar žiedo matysim tikrai stempimą, apie tą patį kalbėjome ir vakantienos varžybose, ar ne, kad pelotonas tiesiog negali taip plačiai įvažiuoti ir taip pat skiriasi galbūt, kad ir technikos lygiai, kaip greitai gali įveikti sportininkės ar rūpinasi gertuvėmis ir žvalgosi atgal, matyt jau supranta, kad nepavyks atvažiuoti iki finišo pačiai savo ir bandys kovoti dėl čempionės titulo jau sprinte. Taip, vizualiai iš kūno kalbos atrodo, kad atleido gazą ir jau liaudiškai sakant... Sportininkės dalyvaujančios varžybose, kurios bando laimėti savo šalių čempionių vardus, bei ir Baltijos šalių čempionės titulą. Nes greitis visgi tikrai buvo didelis, jeigu kalbama apie pirmąjį ratą su neutralizuota varžybų pradžia, greitis buvo beveik 38 km, tai varžybų vidutinis greitis po antrojo rato buvo... Tuleb viinakurg Eljan eespositsioonil, väga hea. Kohal on lõpukurv. Ära veel ette mine, lase lahti ennast südada. Tule Kelly. 200 meetrit. Na ir laukiame. Laukiam atvažiuoti štai ir maršalai pralekia pro mus. Ir artėja didelė krūva sportininkų ir potencialių. Tule! Noh, muljad. 300 meetrit enne lõppu ma mõtlesin, et võtab ära. Ma mõtlesin ka, aga siis kui ma siia viimase kurvi jõudsin... Sa olid sisse? Ma meelega läksin sisse, et saaks nagu võimalikult ette. Samas seal, kui ma väljapoole jäin, ma oleks samamoodi olnud pigem nagu tagapool. Sest et seal oli siuke possavõitlus, et vähe ei ole. Ja lõpus siis tundsin, et kus on nüüd need jalad? Siit õrnalt nagu tõuseb ka. Seega ei olnud nagu... Siis ma vaatasin, okei, et esikolmik läheb nii vägevalt, et sorry vaan,
ma lihtsalt ei olnud seda jaksa ja ma nagu tuli rahulikult üles, sest et igaks juhuks, et jumala eest mingit käna ei paneks ja et jootja oli väga tubli, ma sain tegelikult väga palju ka Priidu käest autos tagant. Ma jõin, ma arvan, 5 pudelit võtsin vähemalt Priidu käest või. Kassin väga palju, jõin väga palju, väga hästi sõin neid keelikasi täpselt selle järgi. Et esimene hea nägin, et üks tüdruk võtab keeli, ma nagu vaatan, on jah veerand tundi, et tal sama süsteem oli. Ja esimene ring siis jah, sain Kevini käest, kuna Kevin lõpus andis siin jooki on ja mitte seal tagapool, siis siin just anti megalt agu ja ma ei nagu... See oli nii naljakas, sorry segan vahele, aga kui 40 minut, siis vaatasin 40 jooks täis ja siis pildi peal mingi 10 naist kõik korraga käsi taskusse ja siis kõik sõid samal ajal. Täpselt sama nagu aeg oli kõigil. Ja no siis, kui sain kätte, siis mul ei olnud panna kuskile, mega hea külm vesi oli jääga, aga mul ei olnud seda panna, ma kassin, siis muidugi anti hagu on ja nagu ma ütlesin ja imesin täiega, kes vaatasin, et enda tiimikas Jaanika paneb niimoodi ees seal ja ma nagu, kus see kiiret nüüd on, nagu ma tahan juua alles ja raatsin seda külma vett ära kanda kuskile, andsin Carolile, panin seda vett ja enda omadele ei saanud anda, kuna nemad olid kuskil eespool on ja kassin endale ja ma ei raatsin seda pudelit lisata. Ja ma hoidsin seda suust päris pikalt, kuniks ma andsin selle siis taga Priidule. Ja siis järgmine ring sain Kevini käest siit spordijoogi koos jääga, eelmine ring oli ka jää. Aga see oli nii suur, me tulime mega suur hooga ka ja süük pauk käis, mul temas vasak klipi lahti, ma nagu, et nagu, kas klipp on nüüd katki või mis toimus, ma pean ja kohe kinni ka ei saanud seda, siis üks ka, joo, ma nagu tead, mul on vaja vett juba, ma tahan kasta ennast. Ja siis vaatasin, okei, et nagu, et mul oli olemas spordijooki ja seda jooki ma polnud panna kuskile. Hiljem viskasin minema, hiljem vaatasin, et mul oli koht olemas, tühi auk. Ma tavaliselt ei olnud ühtegi auku, tühi on ja siis viskasin minema ja õnneks siis ma olin puudised kenasti järgi. Et ja lõpus 10 kiltine lõpus sai veel juua, siis andsin ühele home'ile veel Kristi Kulkepale, siis temaga me oleme nagu eelmise aasta saadi kogu aeg nagu kokku hoidnud ja siis ütles ka, et talle pole juua, ma ütlesin, mis asja, ma just võtsin eelnevalt joogi, sain uuesti minna taha, võtsin joogi, andsin talle ka, et elu päästi, nii et rõõmuga andsin neile, kes... Tulebki jagada. Jaa, et mis asja pole mingisugune maailmameistri võistlud, on ja, et nii palav oli endale, mõtlesin, et ta nagu kooderdab täiega, nagu oi, võtta ruttu juua. Ja siis, mis veel? Lõpus oli päris selline 2 kiltine lõppu hakkad sealt, kus jõe juures tuli, keeras paremale, seal me jäi nii lolli kohta nagu karpi. Ühe tüdrukuna, kes üldse kurve ei oska võtta, aga no ei ole too aeg kuskil võimalik minna ka, sigramagna käis on ja siis, kui ma lõpuks jõudsin sirge peale, siis ma vaatasin, et okei, teil jäi sinna vahe jäi nagu sisse ja siis te Kristeliga hakkasid kiirendama ja ma arvan, sinna läks energia. Muidugi, jumala õnni, et ma seal sain järgi, sest ma vaatasin, et no siin läheb aga siis ma vaatasingi, et okei, mul on vaja minna selle pundi ette, sest et muidu lihtsalt ma ei ole kuskil ja siis ma olingi tegelikult ees eelviimane pööre tulid esimesena põhimõtteliselt, see oli 300 meetrit enne lõppu. Ma teadsin, et nagu ma peaks olema veits tagapool, aga kuna eelnevalt on nii palju sagimist, sa vedasidki lahti. No jah, aga kunagi ei tea, mis nagu oleks või poleks on ju. Too aeg mõtlesin, et see on tark valik. Peaasi, et ma olen ees kuskil täis taga ja viimase kurvi nägin, et kurat kõrval oli ebaras ja need, et ma vaatasin, et okei, ma pean ka kiirendama veits sisse, nagu sõitsin jälle kurvi. Aga no siis oligi hoog maas veits on ja nagu ma ütlesin, veits tõusissin ja ei olnud nagu sukest jalga. Aga ma olen nagu ise jumala nagu chill, et nagu ma ei jäänud maha, mul oli hea, võrreld sellega palju tegelikult ma trenninud teid. Mul oli nädal aega ju lastelaager, kus ma 4 päeva olin jalgadel. 2 nädalat peale Elva kukkumist sa ei teinudki väga midagi. Just, täpselt. Et nagu, ma olen niivõrd nagu tark sportlane, et mul ei ole kahju. Muidugi ma kujutasin ette, mul tuli isegi kurku see nutumaik, et appi ma võib-olla võin võita, sest nagu see on nii hea rada vaata ja tundsin hästi ennast on ja. Aga ühe korras hukkunud ka, viimane ring enne ühe ringil
soonik kukkus ja ma nagu tundsin, et ma panen ka talle sisse. Õnneks ei pannud, seal pidin kiirendama, onju. Et aga jah, sõin keele väga tublisti, jõin väga tublisti. Tol aeg ma juba mõtlesin lõpus ka, et ma mõtlen juba triatloni peale. Et mul hea meel, kes võitis. Tiim oli hea. Jaanika oli väga palju tööd seal ees. Ta oligi nagu selleks põhimõtteliselt olemas, on ju. Auto oli taga, jootjad olid rajal, et kõik oli olemas. Ilus linn on ja, nii et nüüd peame minna tagasi sõitma. Pole midagi. Läheme nüüd oma lapse juurde. juurde. Said Hesburgeri jääd ja Sooniku jääd. Okei. Soonikul oli kast täis jääd, sest see suure pudega ma ei võtnud jääd sealt üle. Suur pudel oli, ma ju niimoodi mindi vaata. Seal ma ei võtnud jääd seda ära, sest nii kuidagi nagu nii pikalt oli, kuidagi ei hakanud seda. Ühesõnaga nüüd tuleb meestesõit. Meestel on räme palav. Ma hea, et ma ei ole mees. Vot. Aga lõpp ja kõik hea, vähemalt ei kukkunud. Atas terve, ise terve. Ja see on peamine nii. Esijooks tuleb veidikene sirgemaks saada. Sest tal on mingi muhk on sees. Ta ei ole ümard, on ovaalne. Sellest elvast. Väga kõva. Lähme siis nüüd koju. Ja Kelly sõidab. Sest et ta kaotas diili. Vabalt võin sõita. Mul läks mõlemad diilid sobinud, et kui ta oleks top 3 olnud, me tegelikult juba 3. kord räägin sõjuta. Et siis oleks mina sõitnud, aga kui ta jääb top 3-st välja Essikate arvestus, et siis sõidab Kelly, nii et Kelly. Saangi talda anda, mul on raske jalg, nii et ma annan talda. Et toimid maha ei võtaks. Lähme nüüd taastuma. Davai. Tšau!